Transi peatreenerit Aijam Kuzjajevit selleks ei miski muu kui asjaolu, et lausa 4 põhimängijat on Narva Transil kaartidega väljas, nagu oleme. Lvov seal Tomasjani segamas, tuleb Tomasjanilt pall värava alla, seal on löögikoht ja Avilov tulistab üle. Jõuab selleni, kas on keskelt abi ka, üsna üksinda on praegu. Senderdab tagumisse posti, Api jah, suudab selle palli puhtaks lüüa, mitte kaugele. Jäetakse löögile ja Brošin tulistab üle. Ilusti oranži peal. Ehk siis sai praegu veel andeks. Tomasjani nurgalöök tuleb ja sealt tuleb pall latti ja nüüd on ikkagi, ei ole seal. Ei ole väravat. Aha, otsitakse nüüd ja Sabekov jääb seal hätta natukene ja nüüd leitakse Mašitšev üles. Mašitšev lööb ja Matrossov tõrjub. Pall tuleb Haarinile ette, Haarin tulistab, aga sealgi on kaitsjad ees. Sibest omasid Tomasjani puude kehv, aga nüüd saab siit Haarin minema ja nüüd võetakse Haarin maha. Tamberg on võtjaks, mis värvikaart sealt tuleb. Tundub, et kollane. Seal oli üks mees veel, tundus, et seal tagapool. Kaart ei tõusnudki sellest olukorrast. No, aga tõusis ikka ja kaart punast värvi. Ilusti lükatakse nüüd söötu Tomasjan. Veel karistusalasse tagasi, Haarin saab sealt lüüa ja Matrossov toob selle palli ära. Kas jälle hakkab ette võtma sealt ise? Ja hakkab. Läheb Senderduse peale taha posti ja üle oskab lüüa sellise koha pealt Haarin. Tuleb Senderdus tagumisse posti, sealt tuleb löök ka ja joone pealt võetakse ära. Vaba jällegi vasaku ääre kaudu üritatakse. No selge on, et Kruglovi otsitakse ja Kruglov läheb siit juba ka pika palli peale. Ja nüüd on siit võimalus minna omakorda Abiyahil ja üle lööb. Löök tuleb ja tuleb hästi sinna ja värava all on mehed vabad ja sealt tuleb veel löök, aga ei tule väravat ja kukutakse nüüd, ei ole penaltit, Frischer oli seal väga lähedal mööda pallist. Ja Infonetil on veel üks kontravõimalus, veel ühe jõuavad teha, 3 minutit on täis, aga vilistab Frischer ja pall veel pannakse kaugelt väravasse, aga Frischer vilistab selle mängu lõppenuks ja nii on.